Igaüks saab anda oma panuse oma enda karjääri arengusse. Igaühe läbimõeldud ja mitte läbimõeldud sammud on oluline osa tema enda persoonibrändi arengust. Semiootiliselt on võimalik suunata ja juhtida persoonibrändi arengut detailides. Järgneva intervjuu raamiks on endiselt märk, mudel, lugu ja kultuur. Järgnev intervjuu keskendub märgi ja loo tasandile, ehk kuidas igaüks saab aidata oma professionaalse elu kujundamisele kaasa. Head kuulamist! Turundusmärgid. Tere, mina olen Sven ja täna ma räägin Olesja Sauega. Tere, Olesja! Tere, Sven! Sina tegeled persoonibrändiga ja brändindusega, mis on väga kuum teema praegusel hetkel. Või loodame, et see on ka siis, kui lõpuks intervjuu tuleb laivi, et siis on ka endiselt kuum teema, persoonibränd, brändindus. Aga alustame kõige lihtsamast küsimusest võib-olla, et mis on persoonibränd? Persoonibränd on tegelikult igaühel meist juba olemas. Selle definitsiooni on võib-olla kõige paremini kokku pannud Jeff Bezos, kes on öelnud, et persoonibränd on see, mida sinu kohta öeldakse siis, kui sind toas enam ei ole. Ehk siis tegelikult kõik meie teadmised, kõik meie kogemused, kõik, mida me oleme teinud kunagi, see kujundab inimestesse selgelt aru saama, et kes me siis tegelikult oleme, kuidas me saame inimestele kasulikud olla. Kui me nüüd räägime persoonibrändingust, siis persoonibränding on tegevus, siis mida me saame strateegiliselt ja läbimõeldult teha selleks, et läbi iseenda persooni müüa, turundada, paremini saavutada oma eesmärke. Siis üks on lihtsalt see meie olemus, persoonibränd, ja teine on tegevus, et mida sisuliselt võiks öelda, et see on tööriist, äritööriist, mida me saame kasutada selleks, et eristuda teistest ja suurendada usaldusväärsust ja lõppkokkuvõttes tegelikult saavutada oma eesmärke. Aga kes võiks olla persoonibränd? Et kuulajal võib-olla tekib küsimus, et kas mina olen ka siis persoonibränd? No tegelikult iga inimene on persoonibränd, ongi küsimus selles, et kas ta laseb sellel persoonibrändil ja iseenesest tekkida või ta on läbi mõelnud, et mida ta tahab siis saavutada ja siis ta kasutab persoonibrändingut teadlikult, et õiges suunas liikuda. Me võime rääkida tegelikult ükskõik mis valdkonnas sul võib olla väga tuntud koristaja, sul võib olla väga tuntud arst, sul võib olla väga tuntud teadlane, kunstnik, jurist, tegelikult igast valdkonnas inimesed, kes eristuvad, inimesed, kes jäävad meelde, neil ongi tugevad persoonibrändid ja meie jaoks ongi oluline, et kui inimene mõtleb meie valdkonna peale, siis ta mõtleks kohe automaatselt meie peale. Ja mida tugevam meie persoonibränd on, seda tegelikult suurem on tõenäosus, et inimesed, kes on neist teadlikult, pöörduvad meie poole. Aga kui me räägime persoonibrändist teadlikult ja strateegilises mõtteviisis, sellele me jõuame kohe, kui me räägime raamatust bränd nimega Sina, mille üks autoritest sa oled, et miks me peaksime rääkima persoonibrändist, et võib-olla räägiks ennem sellest? Miks me peaksime rääkima persoonibrändist? Tegelikult me peaksime kõigepealt rääkima sellest, et tänapäeval eriti me ei saa väga rääkida sellest, et meil on ärile ettevõtted või meil on ärilt lõppkasutajale ettevõtted. Meil on alati olnud see, et inimesed ostavad tooteid ja teenuseid mitte brändidelt, vaid reaalsetelt inimestelt. Nad tahavad näha reaalseid inimesi, kes on nende brändide taga. Kui on tulnud sotsiaalmeedia, siis sotsiaalmeedia tegelikult just võimendas seda vajadust, et kuna tegemist on sotsiaalsete võrgustikega, siis inimesed tahavad näha päris inimesi. Nad ei taha näha enam sellist korporatiivbrändi fassaadi, nad ei taha lugeda pressiteateid, mis ei ole neile nagu suunatud. Nad tahavad arendada dialoogi, nad tahavad osaleda selles dialoogis ja siit tulebki mängu persoonibränd. Ehk siis me peame ühest küljest aru saama, kes me ise oleme
millised on meie tugevused, millised on meie väärtused, milline on meie miks, toote puhul me räägime funktsioonidest, et persooni brändi puhul me räägime persooni brändi DNA-st, et me peame väga hästi aru saama, mida me siis pakume, aga teiselt poolt me peame ka väga hästi aru saama, et kes on siis meie õige sihtgrupp on ja siis meie persooni bränd kõnetaks õigeid inimesi, et me teaks, millised väärtused näiteks on olulised selle sihtgrupi jaoks. Sest kui me räägime tugevast persooni brändist, see tähendab seda, et meil on nagu väga kindlad põhimõtted, meil on kindlad väärtused, meil on kindlad seisukohad ja sellises olukorras me tegelikult ei saa eeldada, et me meeldime kõigile. Me kas meeldime ühele sihtgrupile, meeldime teisele sihtgrupile, kui sa mõtled ükskõik tugevate persooni brändidele, võib-olla Donald Trump on nagu kõige ehtsam näide, et tal on väga tugev persooni bränd, ta on väga teadlikult sellega tegelenud, on olemas inimesed, kes teda vihkavad, on olemas inimesed, kes teda armastavad, aga seal vahepeal ei ole erapooletuid ja tegelikult tugev persooni bränd eeldabki seda, et sa oled väga selgelt see, kes sa oled ja sa kõnetad just õigeid inimesi, mida paremini sa sellest aru saad, seda rohkem on sulle sellest kasu. Ühesõnaga, kui inimene mõtleb, et ta tahaks kujundama hakata persooni brändist ja esimesena peaks mõtlema seda, et kes ta ise on, mida ta tahaks teha ja siis alles hakata mõtlema seda strateegiat sinna ümber. Jah, klassikaliselt tegelikult persooni brändingut on vaadatud selliselt, et see on siis see, mida sa näitad väljapoole, kuidas sa kommunikeerid ennast ja sellega seoses on tegelikult persooni brändingule, eriti Eestis, nagu mujal maailmas ka, nagu pigem selline stereotüüpne arusaam, et seda ei ole nagu tavainimesel vaja, seda võib-olla on vaja poliitikul, seda võib-olla on vaja influenceril, kes tahab olla kogu aeg nähtav, kes tahab olla silmapaistev, võib-olla tal nagu endal väga teadmisi ei ole, aga kui ta on kogu aeg nagu nähtav, siis ta tegelikult kujundab endast sellist staarpersooni brändi. Aga kui me hakkame rääkima sellest, et mille poolest me inimestena tegelikult üksteisest erineva, see ongi see, kes me oleme. Meil on vaja aru saada, et mis on siis see miski, mis mind sinust näiteks eristab. Ja kui me mõtleme erinevate tugevuste peale, mis on sinul ja minul või väärtuste peale, need on erinevad. Aga samas, kui ma suudan väga selgelt kommunikeerida, et millised on minu väärtused ja kuidas mina saan sind aidata, kasutades oma väärtusi või kasutades oma tugevusi, siis ma loon sinuga mitte enam sellist suhet mõistuse tasandil, vaid südame tasandil. See miks, see küsimus, et miks me midagi teeme, millest Simon Sinek oma raamatutes väga palju rääkinud, tegelikult töötabki selliselt, et kui me peaksime kõigepealt aru saama, kes me oleme, miks me päriselt asju teeme, mis on see suurem eesmärk, mida me tahame elus saavutada. Ja siis, kui meil on see selge, siis tegelikult tuua juurde sinna turundust ja mõelda see lugu, pakend, seda on oluliselt lihtsam teha. Aga me juba põhimõtteliselt oleme juba puudutanud seda küsimust, kuidas peaks rääkima persooni brändist, aga võib-olla peaks kordama seda, et kuidas siis seda rääkimist võib-olla siis ei peaks tegema. Et kuidas siis inimesed näiteks tänavalt mõtlevad persooni brändist versus näiteks sina ise? No ja tavaliselt ütleme niimoodi, et kõige levinum stereotüüp, mida me oleme kuulnud praktiliselt igal koolitusel, on see, et persooni bränding on selline ego asi, et see on põhimõtteliselt siis, kui inimesed räägivad iseendast ja kiidavad ennast, aga tegelikult persooni bränd on iseenda ekspertiisi näitamine, väärtuse loomine ja siis läbi selle tegelikult enda usaldusväärsuse suurendamine. Persooni brändi puhul väga tihti arvatakse, et piisab sellest, et me oleme ainult nähtavad, piisab sellest, et me kogu aeg oleme pildis ja siis me saavutamegi oma eesmärke. Persooni brändide puhul hinnatakse kõige rohkem autentsust. Aga autentsust ei ole võimalik saavutada ilma selleta, et sa teaks, kes sa päriselt oled. Sellega on otseselt seotud ka sinu kirg,
et nii kui sa tegelikult oled kirglik ühe teema suhtes, siis inimesed tajuvad seda vestluses, inimesed tajuvad sama hästi seda tegelikult sotsiaalmeedias. No võib-olla kõige parim näide, et kui sa mõtled näiteks laulja, kes täiesti armastab seda, mida ta teeb, tema persoonibränd on juba autentne, sellepärast et ta lihtsalt elab seda elu, ta hingab seda. Kui me nüüd mõtleme tavainimese peale, siis enamasti meil ei ole väga selgelt defineeritud, et mul on ainult üks kirg, mul on ainult üks sund, meil on väga palju erinevaid asju, mis meid huvitavad, aga me ei ole kunagi mõelnud, et mis asi see miski siis on, nagu mis mind käivitab. Ja kui me tahame, et see persoonibränd nagu mõjuks autentselt, siis me peaksime ka aru saama, et mis asi see meis on, nagu mis paneb meil silmad särama, miks me teeme neid asju. Kui niimoodi mõelda, siis võib mõelda, et näiteks pereema, kes on oma laste jaoks kogu aeg olemas ja mõtleb selle peale, et okei, ma olen pereema, ma tean, mida ma teen, tahan paremat elu oma lastele ja endale ja abikaasale või elukaaslasele. Et põhimõtteliselt võib ju niimoodi nagu kummaliselt mõelda, et see on ka persoonibränd, et pereemaks olemine on põhimõtteliselt nagu bränd. No kindlasti jaa, siin on oluline ka see, et persoonibränd tegelikult peaks koondama enda alle väga erinevaid rolle, et meil ei ole võimalik luua persoonibrändi iga rolli jaoks, ehk siis see pereema kindlasti on nagu midagi enamat kui lihtsalt pereema, aga kui me vaatame selle peale, mida ta teeb ja vaatame nagu läbi selle küsimuse, miks, siis tegelikult see, kuidas ta on kodus lastega, see, kuidas ta on tööl, tema hobid, neid kõiki tegelikult ühendab see sama miks. Ja siis läbi selle miksi tegelikult meil ongi võimalik luua persoonibrändi, mis aitab meil tegelikult tegeleda väga erinevate asjadega justkui, aga samas me kogu aeg täidame oma sellist, võiks öelda, suuremat missiooni. No, Richard Branson näiteks, tal on väga palju erinevaid ettevõtteid, aga tegelikult selle peal on alati tema enda väga tugev persoonibränd ja kõik tema ettevõtted on seotud tema väärtustega. Me oleme ka juba puudutanud erinevaid kultuure mõnes mõttes, küll lääne kultuuri rohkem ja Eesti, mis on meil siin praegust koha peal, aga võib-olla sa oskad mõne näite tuua oma kogemusest või mida sa oled kuulnud või tead erinevate keelte kontekstis, et vene keel, inglise keel, eesti keel, et kuidas keelte suhtes näiteks persoonibrändist või brändist nagu mõeldakse, et kas erinevates inimesed, kes räägivad näiteks vene keelt, inglise keelt või eesti keelt, et kas nendes on nagu erinevust, kui nad mõtlevad näiteks persoonibrändist või kui nad pöörduvad näiteks sinu juurde? No võiks öelda, et selline arusaam, et see persoonibränding on ikkagi rohkem seotud just turundusega ja suhtlusega väljaspool, on levinud kõikides kultuuriruumides. Kui me räägime ingliskeelsest turust, siis nemad samamoodi pigem nagu pelgavad seda persoonibrändingut, kui tahete, aga samas inimesed saavad väga hästi aru, mis asi on reputation management, ehk siis nagu sinu reputatsiooni juhtimine tegelikult. Samas reputatsiooni juhtimine on ainult üks osa persoonibrändingust, ehk siis kuigi tegelikult see teema on ja see valdkond on juba mitukümmend aastat olnud, et viimased paar aastat on see muutunud selliseks kuumaks teemaks nii mujal maailmas kui ka Eestis ja kindlasti üks põhjustest on just see, et kui vanasti sul oli võib-olla piisab sellest, et sul on tugev füüsiline persoonibränd, siis tänapäeval järjest rohkem muutub oluliseks sinu digitaalne persoonibränd. Kevad on näidanud seda, et kui sa ei ole sisuliselt sotsiaalmeedias olemas, siis sa paari kuuga tegelikult võid 100% kaotada oma relevantsust ja selleks, et sul oleks persoonibränd, mis on nagu nii offline'is kui ka online'is üks ja sama, siis sa peadki tegelikult vastama nendele küsimustele, et võib-olla sa füüsilises maailmas ei mõtle väga selle peale, sa lihtsalt oled, kes sa oled, inimesed
inimesed tajuvad sind enam-vähem selliselt, nagu sa tahad, et nad tajuksid, aga nüüd me oleme täiesti uues keskkonnas, uues ruumis, me peame läbi mõtlema, et kuidas üks või teine postitus mõjutab teisi inimesi, kas nemad saavad sellest samamoodi aru kui mina, mida ma üldse tahan kommunikeerida, kuidas ma oma väärtustest räägin, kuidas ma oma eesmärke saavutan. Et siis tegelikult see persooni bränd on väga oluline just selleks, et läbi mõelda, et kuidas see kommunikatsioon siis toimub, siis kui me füüsiliselt ei ole samas ruumis. Põhimõtteliselt, et digitaalne või selline vahendatud keskkond võib anda meile isegi enda õppimiseks paremad võimalused, kui me lihtsalt suhtleme üks ühele näiteks inimestega põhimõtteliselt. Sest kui me räägime persooni brändist, siis me ei saa rääkida sellest, et me loome nüüd ideaalset persooni ja digitaalses maailmas on see võimalik, et me võime näidata ennast täpselt sellisena, nagu me tahaksime, et me oleksime, aga eesmärk on see, et meie füüsiline ja digitaalne persooni bränd, need oleksid enam-vähem üks ja sama, et siis kui sa oled näiteks minuga kohtunud virtuaalselt, ja siis me kohtume füüsiliselt, sul ei tekiks sellist väga suurt errorit, et kes sa siis täpselt oled, et tegelikult sa oled hoopis teistsugusena nagu paisnud, sest nii kui selline paradoks tekib, siis inimesed kohe ei usalda, et neil on väga oluline, et sa tegelikult oleksid kõikides kanalites, kõikide kokkupuutepunktide hetkel sa oleksid täpselt samasugune, et see järjepidevus on see väga oluline. Kui võtta nüüd see kultuuri pool või ütleme erinevad keskkonnad, erinevad inimesed kokku, et kas siis võib öelda, et vahet ei olegi, millises keskkonnas või keeles sa räägid, peamine on ikkagi see, et miks sa midagi teed, mida sa siis nagu oma hinges ihked nii-öelda südame tasandil, nagu me just rääkisime ennem. Või on seal väikesed erinevused tegelikkuses? Mina väga siiralt usun tegelikult, et see on kõige tähtsam, sest kui me räägime sellest, et mis on meie jaoks oluline, siis tegelikult me kõnetame oluliselt paremini ka teisi inimesi. Et tegelikult me ju mitte keegi ei osta asju lihtsalt asjade pärast, et alati see, miks näiteks midagi teed, on oluliselt tähtsam. Ma võiks müüa paberit sulle ja rääkida sellest, et kui äge paber see on, aga kui ma räägin sellest, et ma aitan inimestel näiteks levitada paremaid ideid ja selle jaoks siis toodan paberit, siis tegelikult võtad seda hoopis teistmoodi. Ja persooni bränd tegelikult aitabki sulle kõigepealt aru saada sellest, kes sa oled ja siis kasutada seda enda jaoks võimalikul heal viisil. Kui rääkida sellisest, miks me kirjutasime raamatut, see ongi see paradoks, mida me oleme näinud, et persooni brändinguga on teadlikult tegelenud inimesed, kes ongi nagu võib-olla alustanud sotsiaalmeedias, on igasugused influencerid, nooremad inimesed, kellel on vaja seda enda kuvandit luua. Nad on väga edukad olnud, aga samas meil on väga palju inimesi, kes on väga andekad, kellel on meeletus koguses teadmisi, aga nad ei oska või kardavad tegelikult eksponeerida seda, rääkida sellest võib-olla suuremale auditooriumile, kasutada neid hetkel kättesaadavaid sotsiaalmeedia platvorme ja kuna nad seda ei tee, siis nad tegelikult muutuvad irrelevantseks, aga suures plaanis ka täiesti nähtamatuks teatud sihtgruppide jaoks, sest inimesed tarbivad ju infot seal, kus nad parasjagu viibivad, et vanasti selleks, et sul oleks tugev persooni bränd, sa pidid käima konverentsidel, teles esinema, raadios, kirjutama artiklit Äripäevale, siis tänapäeval meil igaühel on olemas sotsiaalne platvorm, kus me tegelikult saame rääkida
mida me tahame öelda ja see ring hoopis hakkab teistpidi käima, et kui sa oled järjepidev, kui sa tead, millest sa räägid, sa tegelikult suurendadki enda autoriteeti ja kujundadki enda persooni brändi ja siis tulevad sinu juurde ajakirjanikud, sinu juurde tulevad inimesed, kes tahavad, et sa esineksid nende konverentsidel. Aga sageli lapsed ja teismelised soovid olla sarnased täiskasvanule. Ja samal ajal me mõtleme selle peale, et täiskasvanute mured ja rõõmud ei tohiks nagu puudutada noori või lapsi. Aga siis tekibki küsimus, et kas laste ja teismeliste kontekstis saame üldse rääkida persoonibrändist? Kindlasti saame ja see tegelikult on hästi oluline küsimus, et kui me mõtleme selle peale, et mida lapsed teevad sotsiaalmeedias, siis väga tihti need tegevused ei ole väga läbimõeldud. Ja kui me vaatame teiselt poolt, et tegelikult tänapäeval tööandjad vaatavad lisaks CV-le alati ka seda, millest räägib sotsiaalmeedia, siis see tegelikult võiks perspektiivis olla päris ohtlik. Ja ma usun tegelikult, et persooni brändingust nendest võimalustest, aga ka ohtudest peaks rääkima võimalikult varakult, et sa võid teha ükskõik mida, aga kui sa peaksid ikkagi aru saama, et millised võivad olla tagajärjed ja persooni brändi puhul on see, et selleks, et tugevat persooni brändi üles ehitada, sul võib minna aastaid, aga rikkuda tegelikult seda on võimalik paari minutiga. Aga kes peaks rääkima sellest, kas lastajad peaksid rääkima või siis vanemad peaksid selle võtma enda õlule ja rääkima lastega põhjalikult persooni brändist, kui sa hakkab midagi internetis või kuskil tegema, palun mõtle ennem läbi. Või peaks olema näiteks laste õppekavad sisuliselt see sees? Ma arvan, et hetkel vanemad ei ole ilmselt veel selleks valmis, siis tegelikult kui me vaatame üldiselt inimeste arusaam sellest, mis asi on persooni bränd, mis asi on persooni bränding, on veel lapse kingades. Siis inimesed tegelikult ei saa väga hästi aru, et see on teema, mis tegelikult puudutab igaüht. Inimesed ei saa väga aru, et tugev persooni bränd on otseselt seotud kõikide nende elu eesmärkidega ja aitab neil neid paremini saavutada, olgu selleks parem töökoht, kõrgem palk, oma äri alustamine, aga tegelikult ka eneseareng ja ma arvan, et sellest peaks rääkima ja ma pigem paneks seda vastutust tegelikult tööandjatele ja koolidele, kes aitavadki inimestel paremini aru saada sellest, kes need on ja mida nad tahavad ja aitavad neil seda ka teadlikult kasutada. See on otseselt tegelikult seotud ka selle probleemiga, et tänapäeval enamus inimestest, Gallupi uuring näitab, et lausa 90% inimestest tegelikult vihkavad oma tööd. Kui mõtleme selle peale, et miks nad tegelikult seda teevad, paljuski see tuleb sellest, et nad ei saa aru, mida nad siis päriselt tahavad teha. Kui me teame seda oma miksi, siis me tegelikult, nagu see tuntud lugu on, et koristaja töötab NASA-s ja tema käest küsitakse, mida sa teed. Tema vastab, et saadab inimesi kuule. Et kui me võtame ükskõik mis tööd, mida me teeme, paneme oma miks sinna juurde, siis iga töö muutub tegelikult olulisemaks ja sellest võidavad kõik, sellest võidavad töötajad, sellest võidab ettevõte, lõppkokkuvõttes ka tegelikult kliendid ja kasutajad. Kõige olulisem küsimus nüüd tuleb minu meelest kohe peale seda sinu mõttekäiku tuleb küsida, et sa oled üks autoritest raamatule bränd nimega Sina, aga millal te mõistsite, et Eestis on vaja või üldse laiemalt on vaja sellist raamatut nagu bränd nimega Sina?
Me saimegi aru sellest, et Eestis on vaja sellist raamatut, kui me hakkasime paar aastat tagasi tegema persoonibrändingu koolitusi ja me nägime, et kui palju on tegelikult inimesi erinevatest valdkondadest, kes saavad läbi persoonibrändingu oluliselt tugevdama oma persoonibrändi ja saavutama oma eesmärke. Eestis sellel hetkel ei olnud mitte ühtegi raamatut, mis käsitleks persoonibrändingut ja me arvasime, et see on oluline, et inimestel oleks selline tööriist. Bränd nimega Sina ongi tegelikult eelkõige tööriist, ta on mõeldud sellise käsiraamatuna, kus sa saad küsida enda käest küsimusi ja panna kirja vastuseid ja mis selle raamatu puhul on võib-olla erinev ja miks me nüüd avaldame seda ka inglise keeles, et me toome sisse 2 valdkonda, mis tavaliselt on käsitletud eraldi, et üks on eneseareng, kõik need küsimused, et kes ma olen, mida ma tahan, minu tugevused, väärtused, minu miks, minu kirg ja teiselt poolt turundus. Ehk siis me kõigepealt aitame üles leida see sinu persoonibrändi DNA, aga teiselt poolt me aitame seda ka pakendada, et teised inimesed saaksid sellest aru, et sa kõnetaks oma sihtgruppi ja siis sisuliselt teeme sellist äriplaani sinu persoonibrändi jaoks. Aga mõni näide raamatust, mis on teemana eriti oluline sinu jaoks, kas on, ma juba eeldan, et see on nagu miks küsimuse põhjendamine, aga võib-olla see on midagi muud, et millest sa võid kohe näita tuua, mis on raamatus sees, et mis sind hästi kõnetab just sind? Minu jaoks on tegelikult see miks väga oluline teema, küll aga peaks ütlema, et siis kui me seda raamatut kirjutasime, siis me rääkisime miksist küll, aga mitte nii palju, kui me räägime nüüd. Et lisaks sellele raamatule me oleme teinud ka sellist persoonibrändi veebiakadeemiat, kus me lähme iga selle teemaga veel rohkem detailidesse. Et tänapäeval me näeme, et see miks on tegelikult äärmiselt oluline, see miks on väga oluline iga inimese puhul, see miks on tegelikult see, kuidas panna ettevõtetes brändisaadikute programmid tööle. Minu jaoks raamatust konkreetselt rääkides on 2 teemat, mis on väga olulised. Üks on kirg, et kuidas siis üles leida see sinu kirg, sest kirg tegelikult on energia, see annab meile motivatsiooni ja kui me tõesti armastame seda, mida me teeme, ma usun, et me oleme väga paljuks võimelised ja kui rohkem inimesi tegelikult teeb seda, mis neid innustab, siis nad tegelikult inspireerivad ka teisi. Ja teine asi on oma lugu, kuidas rääkida oma lugu, miks oluline on. Kõik teame seda, et tegelikult inimesed on aastatuhandeid elanudki tegelikult sellises lugude maailmas, aga kuidas me saame enda elus siis üles leida see lugu, mis tegelikult defineeriski meid, mis tegelikult aitabki meil paremini samastuda teistega, ehk siis nende asjade kombineerimine. On sul mõni mõte kuulajatele veel, mida sa sooviksid väga jagada seoses kas persoonibrändi või raamatu endaga või mida sa juba mainisid, et teil on akadeemia olemas? Meil on loodud persoonibrändi veebiakadeemia, kuhu me ootame inimesi tõesti erinevatest valdkondadest, kes tahavadki ühest küljest paremini aru saada iseendast, võib-olla muuta oma hobi äriks ja vajavad selleks praktilisi teadmisi. Aga mis puudutab lisamõtet, siis ma soovitaks inimestel vaadata seda teemat, sest seda alahinnatakse väga tihti, aga see annab meile tegelikult tohutult palju võimalusi. Kui me mõtleme nüüd tänapäeval, et meil igaühel on võrdsed ressursid tegelikult olemas, meil on igaühel oma platvorm olemas, me võime
teadlikult seda kasutada selleks, et suurendada oma mõju, teha midagi head, aga samas tegelikult saavutada ka enda eesmärke. Et ma arvan, et iga inimene tänapäeval, kes tahab olla edukas oma valdkonnas, peaks mõtlema selle peale, et persooni bränding on tegelikult, ma võiks isegi öelda, et kõige võimsam tööriist, mis on olemas. Ja kui me räägime näiteks ettevõtluse kontekstis, siis see on hästi oluline, et nii töötajad kui ka tegevjuht omaks seda tööriista enda tööriistakastis. Nii et kallid kuulajad, kindlasti võtke Olesiaga ühendust, kui teil on küsimusi või soove. Ja aitäh, Olesia, et sa olid nõus intervjuuga ja aitäh teile kuulajad, et kuulata meid. Aitäh!